Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Kas see on raske saa, särab aga silmi ees. Kas see on raske saa, tal on metal sees. Kas see on raske saa, tal on metal sees. Keegi korjab, keegi saab kätte kõik ilmamaa. Siis kui sugu surma saab, mammona pärandab. Siis kui sugu surma saab, mammona pärandab. Keegi kokkaid kokku aab, endaga tappab möös. Sahtlik täis on saajaseid, elu see kulgeb öös. Sahtlik täis on saajaseid, elu see kulgeb öös. Raha, see sulab nagu paha, huiukassas hoiab teist või sukasääres sees. Raha, see sulab nagu paha ja üsna kõik, mis värvi metal on tal sees. Elu on pikk, aga ruublane ja see on pikem veel. Teisel taskus ainult käed, näos aga rõemus meel. Teisel taskus ainult käed, näos aga rõemus meel. Ma ei taipa, ma ei näe, kas teda kasvab uus. Raha jutt käib iga päev, iga mehe suus. Raha jutt käib iga päev, iga mehe suus. Mul on jalad, mul on pea, mul on küljes käed. Raskeid rahapakkisi siiski silme ei näe. Raskeid rahapakkisi siiski silme ei näe. Raha, see sulab nagu paha, huiukassas hoiab teist või sukasääres sees. Raha, see sulab nagu paha ja üsna kõik, mis värvi metal on tal sees. Kas see on raske saa, särab aga silme ees. Kas see on raske saa, tal on metal sees. Kas see on raske saa, tal on metal sees. Hommista taliman, talimi banaana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund ja Keskpäevatunni otsestuudios Marek Strandberg, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi laulis aga Singer-Vinger. Ja tõepoolest kopp, kas see on raske saak ja kel seda vaja, see peab seda oma küüntega kokku kraapima. Valitsus viis sel nädalal Riigikogu ette uue riigieelarve seaduse ja kulusid ja investeeringuid tahab siis Eesti Vabariik teha selle eelarve järgi 20,8 miljardi euro eest, aga tulusid on vähem ehk 18,6 miljardit ja see vahe, mis sinna jääb, tuleb katta tõenäoliselt laenurahaga. Kui me vaatame, kui palju on seal kärpeid, siis on selles riigieelarve seaduses kärpeid tunduvalt vähem, kui me võib-olla ootaksime ja loodaksime. Oma osa riigieelarvest võtavad ära kaitsekulutused ja kuna nüüd on lubatud Euroopa Liidus kaitsekulutuste arvelt riigieelarve defitsiiti suurendada, siis ongi Eesti riigieelarve defitsiit tõusnud 4,5%-ni. Jah, kulude ja tulude tasakaalule me lähemale ei ole jõudnud ja muidugi on riigikaitsekulude tõusul selles oma osa, aga see osa puudutab ka kõiki teisi NATO riike. Eesti on küll esirinnas siin riigikaitsekuludes. Aga see tähendab väga lihtsalt ühte asja, et kui me peame kuhugi enam panustama, siis me peame kusagilt midagi ära võtta või maksukoormus tõusma ja nii see ka tõepoolest on, et kulude vähendamine miljardi enam euro võrra ei ole võimalik. Ma ütlen, et see tähendaks põhimõtteliselt mingi tohutu suure teenuse või hulga teenuste ärajätmist, milleks täna Eesti riik ei ole valmis ja nii ongi, et tõusevad maksud ja see on peamine tuluallikas praegu.
Ma lihtsalt tahan öelda seda, et ega nende maksude tõstmisega paratamatult on see lugu, et nendega ju väga kaugele ei jõua, kuna maksud jätkuvalt on teatud mõttes majanduse pidur ja mida rohkem pidurit vajutada, seda seisvamaks majandus ka muutub, mida ka adutakse. Kõikvõimalikud käibemaksud, muud asjad, mis laenu saab ka võtta. Laenu saab alati võtta, aga küsimus ongi nagu selles, et probleemiks ei ole mitte kõrged maksud ja suured kulud, vaid see, et tulusid on vähe. Ja tulude kasvatamisega ühiskond tegeleb üsna visalt, mõttes ka seda, et kõik, mis on kätte võtta võimalik, alates märgilisest mõnes mõttes otsusest, mis loomulikult võib-olla rahaliselt ei ole niivõrd suur, aga märgiliselt väga oluline kas või selle sama indekseerimise, et teatud inimeste palgad ei tõuseks automaatselt koos kalendri tiksumisega, et sellele piir panna, kuna kõigil mujal on pandud piir välja arvatud riigisektoris, kes mis ei saa ju teha, see on ju õigustatud ootus ja nii edasi, see tekitab trotsi, aga teine asi on see, et ega ju me ei näe ka sellist tööstuse vohamist või edenemist, üksikud ettevõtted, mida asutatakse siin ja käima pannakse, küll magnetitehas Narvas ja ABB siis generaatorite mähkimise ja remontimise tehas, aga need on üksikud juhtumid, me ei näe siiski vaatamata pikale arutelule selle üle, kuidas meil on vaja tööstust, veab see majandus ennast tööstuse koha pealt ikka väga visalt edasi. Ja, aga kui vaadata veel, millised muudatusi siis rahanduses riigieelarve seadus sisaldab, siis jäetakse ära tulumaksu tõus, et 2% tõus, mis pidi tulema, see jäetakse ära ja kaob ära siis ka see palju räägitud maksuküür ehk astmeline tulumaks, mis ei olnud astmeline tulumaks, mis tähendab siis seda, et alates jaanuarist saavad kõik inimesed 700 eurot kuus maksuvabalt teenida ja sel aastal on maksuvaba tulu suurus tööinimesel umbes 654, selle üle on 654 eurot, et selle maksuvaba või maksuküüru kaotamisega, sellest oleme siin isegi hästi palju rääkinud, et see on väga suur summa, mis selle peale kulub ja ligi 500 miljardit ja küsida kahtlemata võib, et kas seda oleks pidanud tingimata praegu tegema, et ühe korra seda juba lükati edasi. Aga ju siis tundis valitsus, et olukord ei ole enam nii põletikuline, et võib selle maksuküüru kaotamise ära teha poliitilises mõttes sellisel ajal, kus sellele võib-olla ei pööratagi nii suurt tähelepanu, sellepärast et kõik need õhus lendavad imelikud asjad, keeruline rahvusvaheline olukord, need on viinud selle tähelepanu kõrvale, et kui see maksuküüru diskussioon oli umbes aasta tagasi, siis oli ju väga selge, et kuulge, et mida nüüd, et te lihtsalt kulutate eelarves veel 500 miljardit lihtsalt mingisuguse Reformierakonna lubaduse peale, aga väga huvitaval kombel sellel aastal see asi lihtsalt lipsas läbi ja nagu radari alt läbi või siis mitte radari alt läbi, aga see ühiskond ei võtnud seda palli üles, ei hakanud sellega mängima ja tundus, et see praegusel hetkel ei olegi nii oluline. Võib-olla on kaitseteemad palju olulisem. Ja 2027 märts on Riigikogu valimised, sinna nii palju aega ka ei ole, et tegelikult Reformierakonna lubadus just nimelt ka see maksuküüru kaotamine, mis eelmiste valimiste eel anti, eks ole, lugege mu huultelt, mäletate küll. Et see tuleb nüüd ellu viia ja Reformierakonna madal toetus annab selleks veel tõuke. Nii et tegelikult tänases valitsusliidus oli ju selge kokkulepe, et Eesti 200, kes ajas ja surus seda õpetajate ja sisejulgeoleku palgatõusu, sai midagi ja Reformierakond siis sai oma eelmiste parlamendivalimiste eel antud lubaduse. No seal on muidugi ka see lugu, et nüüd kujutate vaid ette, et kui siis võim vahetub näiteks, muutub vasakpoolsemaks või milliseks iganes pärast järgmisi valimisi, siis ega ju asjaolu, et see maksuküür on kaotatud selleks hetkeks ja kõik valud üle elatud, siis ega selle maksuküüru tagasi tekitamine on ju samasugune vaev ja ühiskonna jaoks tohutu kulu, ehk et mõnes mõttes on see selline fundamentaalne ideoloogiline kaklus selle nimelt, et
tekitada muutus, mille tagasimuutmine on täpselt samasugune peavalu ja lõppkokkuvõttes ühetaoline maksusüsteem on ikkagi midagi, mis on väärtuslik, lihtsalt varasemalt oli selle üleelamine valusam, täna, kus meie kulutused on oluliselt üle selle, mis küüru äralõikamine endast kujutab, nagu sa Priit ütlesid, võetakse see ilmselt valutumalt vastu. No jaa, aga kui vaatame opositsioonierakondade kriitikat riigieelarve suhtes, opositsioonierakondade kriitika ongi nende töö, siis Isamaa ütleb, et bürokraatiat on liiga palju, tuleb vähendada, nõus. Sotsid kinnitavad seda, et sotsiaaltoetuste maksmine jõukamatel tuleb lõpetada, seda juttu on nad alati rääkinud, on väga tõsiselt pööranud tähelepanu sellele, et ikka käibemaksu erisus peab olema, toiduainete käibemaks ei tohiks olla üle 9%, mis ilmselt väga paljudele läheb korda, kui poes hindu vaadata. Ja EKRE tahab igasuguse rohepöörde ära lõpetada, vähendada Ukraina toetust, peatada Rail Balticu ehitus ja nii edasi, nii et neid ideid on, aga bürokraatia vähendamine on küll suurepärane ja õilis loosung, aga esialgu üksikuid märke muidugi on tegelikult, mis on huvitav, mida ma vaatasin, on see, et vaid 10 kuud ühendametina tegutsenud Maa- ja Ruumiamet on 186 teenuselt, mis oli aasta tagasi, jõudnud 32 teenuseni ja nad on ise öelnud, et jah, et tegelikult dubleerimist oli väga palju. Kui see nüüd tõesti nii on, siis see võiks olla ideaalne näide kõigile teistele, et vaadake teenused üle, kui 186 Ruumi- ja Maa-ameti teenuselt aasta tagasi on jõutud 32 täiesti vajaliku teenuseni, siis järelikult on ka mujal kohta, kus tegelikult neid teenuseid saaks ühendada ja see on kokkuhoiu. Ja seda enam, et ega ju tegelikult bürokraatia kasvu võimekuses ei kahtle ju praktiliselt mitte keegi, et inimene, kes on harjunud välja mõtlema reegleid ja neid järgima ja mis iganes, on ju miljoneid põhjusi, miks see teenus on oluline ja ega ju kõik need poliitilised lubadused, vaadake ka teist asja, et lubadusi hakkab ju nüüd jälle tulema, eks ole, me tõenäoliselt juba kohalike omavalitsuste valimistel ju näeme lubadusi, mis kohaliku omavalitsuse elu üldse ei puuduta majanduse ja muus kontekstis ja need lubadused saavadki eksisteerida selle tõttu, et pärast kui need lubadused antud ja valimised läbi ja mandaadid saadud, siis ega keegi ei kavatse ju reaalselt neid lubadusi üldse ellu viima hakatagi, milline kogemus on meil olemas, sellepärast et siis järgmistel valimistel saab tänu bürokraatia edasi eksisteerimisele ja laienemisele esitada juba uusi, täpselt samasuguseid lubadusi ja inimesed mõtlevad, pagan, et kui neid valida, küll siis hakkab hea. Mina ei ole riigieelarvet lugenud, aga paljud, ma saan aru, et ka Riigikogu saadikud ei ole seda lugenud, igal juhul erakondade esimehed, kelle käest ERR küsis, et kas olete lugenud, ütles, et ei, nad ei ole lugenud. 900 lehekülge, aga valitsusparteisse kuulub parlamendi rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd, kes on olnud ka rahandusminister ja tema on kindlasti lugenud. Tema on lugenud ja ta on öelnud, et on lugenud ja ta toob välja selles riigieelarves mitu punkti, aga ühe punkti, mis ta välja tõi, oli, mis talle silma jäi ja mis minul omakorda Sõerdi väites silma jäi, oli see, et ministeeriumide ja valitsusasutuste kulude jaotus, mis oli varem eelarve lisas, on nüüd seadusesse sisse toodud, aga seal on kirjeldatud tohutul hulgal mõõdikuid, mis siis peavad nende tegevuste tulemust mõõtma. Ja nende mõõdikute sõnastus on kohati väga keeruline ja võib-olla isegi eesmärk ebaselge ja selleks, et mõõta nüüd selle tegevuse tulemust, on vaja omakorda teha uuringuid, mis omakorda nõuab ju teatud raha, eks ole. Et see on selles mõttes natuke nagu surnud ring. Teadus eksisteerib igavesti, kuna igasuguse teaduse nimetame siis seda halva teaduse lõpptulemus on alati see, et öeldakse, et jaa, mitte, et ma olen mõõdikute vastu, ärge jumala pärast mõõdik peab olema selge ja mõõdetav. Absoluutselt, selleks ei ole vaja uuringut korraldada, et mõõdik peab olema selline, et jah, ma investeerin nii palju raha selleks, et saavutada seda ja seda. Jaa, aga räägime äkki natukene kaitsetemaatikast, et kõige tõsiselt suur tõus on siis selles eelarves on Kaitseministeeriumil
kuhu siis kaitsevaldkond saab järgmise 4 aasta jooksul kõvasti raha juurde ja oodatult enim paisub siis selles eelarves Kaitseministeeriumi valitsemisalal ligi 40% suurem rahastusega, sinna läheb 844 miljonit eurot rohkem raha kui mullu ja sinna siis see on siis ka kaitseväelaste palgatõusud arvestatud. Et arvestades kõiki neid eelnevaid aegu, kus me oleme hästi palju kuulnud, et kuidas peaks siis kaitse-eelarvet tõstma, mäletame seda, et päris mitmete maksude puhul seda meile mainiti, müüdi, nii-öelda avalikkusele müüdi erinevaid maksutõuse, just nimelt selle julgeolekumaksu nime all, millist tegelikult lõppkokkuvõttes ei tulnudki üldse mingisugust julgeolekumaksu. No napilt oli nii, et ka automaks oli kuidagi seotud peaaegu et julgeolekuga, mis ei olnud seotud ei julgeoleku, ei rohelise temaatikaga, millegi muuga, vaid lihtsalt oli vaja kuskilt 200 miljonit juurde hankida. Aga igal juhul kaitse-eelarvel on saanud palju raha juurde. Nüüd, kui me vaatame ja ma usun, et seda osatakse paigutada õigesti, seda me veel täna arutama kindlasti, aga kui me vaatame, liidame siia juurde nüüd selle tööstuse arendamise temaatika, mida siis Marek siin puudutas, siis eks selle nädala selliseid ma ei tea, põnevamaid uudised minu jaoks on see, et Saksa relvafirma Rheinmetall või Rheinmetall rajab tehased nii Leetu kui ka Lätti ja hakkab seal tootma siis 55 millimeetriseid suurtüki mürske ja see on nüüd teatavasti selline kraam, millest siis Ukraina sõja alguse ajal oli kohutav puudus käes. Et ukrainlased lasid enda omad kõik ära, siis hakati üle maailma neid kokku koguma, Eestigi osales erinevates aktsioonides, üks neist oli siis 1 miljard mürsku Ukrainale ja selge ja tol hetkel oli selge see, et Euroopa tehased toota ei suuda, sellepärast polnud olnud mingit vajadust neid toota ja nüüd siis ehitatakse uusi tehased juurde. Rheinmetalli juht Papperger sõidab mööda maailma ringi ja ennustab oma siis ettevõttele, see on osaliselt eraettevõtte, ennustab sellele meeletut kasvu ja arvata võib, et arvestades ka Saksamaa kaitsekulutuste kasvu, et järgmised 10 aastat see paisub nagu pärmiseen. Mis oli ka omapärane, nimelt eilses Rahvusringhäälingu uudistesaates siis tuli ilmsiks asjaolu, et Rheinmetall on seda võimalust Eestisse tehast ehitada pakkunud või varem, aga korduvalt aastat tõesti. Ja et meile väga see ei meeldi, mida nad pakuvad, sellepärast et seal on mingisugused tingimused, mis meile just nagu ei sobi. See on iseenesest väga huvitav, et millised tingimused need küll olla saaksid, aga tühja sest. Ja siis sellele järgnes siis Kaitsetööstusliidu juhi Taavi Veskimäe väga omapärane tiraad, millest nii-öelda majanduslikult mõtleval inimesel on üsna raske aru saada. Ta ütles, et jaa, et see, mida Rheinmetall toodab, on niisugune lihtne toodang. Aga et vaata, meil on ikkagi soov sellist lisaväärtusega kõrgtehnoloogilist ja eksporditavat kaupa toota. Ja siis ma mõtlesin, et vabandatagu mind, aga tööstuse mõte ongi toota asju, mida kasutatakse palju, kus inimesed saavad tööd, kus on olemas välja töötatud ja toimiv turustamisahel, mis Rheinmetallil vaieldamatult on olemas ja mille toodang on meile endale, nii nagu maailmas laiemalt, kui me võtame ka Ukrainagi, ju väga vajalik. Ja selles mõttes jäi mul suu lahti, nüüd on juba kinni pannud oma suu, ma olen, nagu kolleegid näevad, siis kui ma ei räägi, siis on mul suu kinni. Ja ma mõtlen, et kust pagan tulevad sellised mütoloogilised arusaamad majandusest, ja seda räägib Taavi Veskimäe täiesti veenvalt, et meil on olemas mingisugust meeletult eksportpotentsiaali sisaldav tootmine ja ma ütlen ausalt, et siin kohal tekib mul kerge kahtlus,
kas inimesed, kes juhivad meil majandust ja majandusprotsessi poliitilisel moel, ikka päris täpselt saavad aru, mis asi on tööstus? No vot, kui sa räägid kaitsetööstuses investeerimisest, siis kaitsetööstusparkidesse on riik investeerinud. Ma ei tea, kuhu seal jõutakse ja kuhu seal jõutud on. Kaitsetööstuspargid on väga pikalt olnud teemaks ja vähemalt 50 miljoni eest tahab riik sinna ju baastaristut ja juba rajab baastaristut, et seal tekiks siis mingisugune tootmine. Aga ega kaitsekulutuste ja sõjatööstusega on täpselt sama asi, et toota saab seda, millel on garantii ja millel on müügigarantii, millel on olemas turg. Millel on olemas turg ja millel on olemas müügigarantii. Eesti riik ei anna täna mingit garantiid, et ostab toodangu, mida meie kaitsetööstuse ettevõtted võiksid toota. Jaa, aga tegelikult, vaata, ma siit keriks sammu tagasi, et Läti ja Leedu puhul oli just Rheinmetalliga koostöö tegemisel olid ka olulised need, et selle tehaste ehitamisega on seotud tagasiostud. Ehk et Rheinmetall siis, kellele kuulub, siis minu mõttes seal mingi jääb 49% juurde või 51 ja riigile siis 49, mis on selline nii ja naa, et mõnikord see võib olla valus suhe, mõnikord mitte nii väga, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, et Rheinmetallil ongi jäme ots ongi nende käes, sest nemad teavad, kuidas mürske toota ja nii edasi. Ja see, kui siis sellises tehase ehitamise lepingus on tagasiostud klausel sees, see annab ka sellele tehasele, millest pool on muidugi Rheinmetalli oma, aga pool on siis Läti või Leedu oma, et nende oma kaitsetööstus hakkab sealt ka toodangut saama. Ehk tegelikult laod, kuhu neid mürske saab panna ja siis, kui on vaja hakata siis nagu suurtüki nööri tõmbama, et see kuhugi lendaks, et siis nad on kuskilt igalt poolt võtta. Ja ma saan aru nüüd nii, et vähemasti mulle on nende artiklite põhjal jäänud selline mulje, et Eestile millegipärast selline asi üldse ei sobinud. Lätile Leedule sobis, Eestile sobinud, et kuidas me nüüd ehitame siin Rheinmetalliga koos tehase ja siis me peame ise hakkama sealt nagu ostma ja siis panema endale lattu ja see on jälle meie raha siin. Mulle tundub, et see on jälle selline asi nagu siniste sokkidega ja liibuvates pükstes noormehed laua taga on üle mõelnud väga kõvasti ja nad mõtlevad mingisugustele sellistele asjadele. Kui mina mõtlen Taavi Veskimäe poole, siis mulle ikka meenuvad kõik need aastad, kui meile kõigile siin selgitati, et milline meeletu energiajulgeolek Eestil on, et meil ei ole maja mitte midagi karta, sellepärast et meil on üks kaabel ja siis meil on teine kaabel ja siis tuleb arendada tuult ja maal ja kus iganes taevas ja mere peal. Ja siis, kui tuli energiakriis, siis selgus, et kõik see jutt oli olnud täielik jama. Tegelikult ei olnud meil mingisugust energeetilist julgeolekut, me nägime meeletuid energia hindu, kui üks või teine kaabel kas purustati või läks katki ja selles mõttes ma võtaksin Taavi Veskimäe kinnitusi, nagu ütlevad inglased, with a pinch of salt. Ma soovitaksin olla järelemõtlik nende lubaduste juures. Ma ei taha üldse öelda, et Taavi Veskimägi ei ole asjatundlik või et ta ei räägi tõtt, aga ma ütleksin, et see, kes kuulab, võib endale lubada tervet skeptilist mõtlemist ja kriitilist mõtlemist nende väljaütlemise puhul. No see on igaühe enda asi. Ja muidugi kaitsetööstuse puhul on ju oluline see, et sa võid toota mürske, sa võid toota lõhkeainet, aga sa pead tootma ka neid riistapuid, millega neid mürske tulistada või millega õhutõrjet korraldada, et see on tegelikult terve ahel ja see ei tähenda ainult ühte sõjatööstuskompleksi või sõjatööstusettevõtet, see peab olema nende omavaheline väga suur. Mul on üks remark selle asja juurde veel, et kui me vaatame seda Ukraina sõda, siis see algas kineetiliselt selles mõttes, et mingid rasked asjad lendavad, plahvatavad ja purustavad. Ja kui me tänase päevani vaatame, meil räägitakse väga palju droonidest, siis lõppkokkuvõttes need droonid on tänapäevased, juhitavad prillide kaudu, juhitavad kaugelt, juhitavad siis suurtükimürsud. Nad ei ole mitte midagi muud, see on lihtsalt üks selline nagu kandja tehnoloogia, mis on muutunud, et selle mingisuguse toru asemel siis ta viiakse nagu ükshaaval, see on nagu personaalne sõda nii-öelda, natukene parafraseerides Lauri Hussari seda personaalse riigi ideed, see on personaalne sõda, seal kuskil põllu peal on üks vene soldat ja siis personaalselt talle viiakse kohale siis miin ja see kukutatakse talle otse pähe. Personaalselt, nii. Ja nüüd, kui jääb nagu me jõuame selle droonide jutu juurde ka, et kui meil jääb mulje, et see on nagu
väga-väga kõrgtehnoloogiline sõda, siis tegelikult ei ole. Massiivselt on see kineetiline sõda ja nüüd hakata nagu rääkima ka, ja see on ka Eesti puhul oluline, et seda, mida siis meie kaitsevägede pealikud on öelnud, ja nad kasutavad sellist huvitavat sõjaväelist keelt, ütlevad, et see sõda, see kineetiline osa saab olema inetu. Nad kasutavad sellist, see saab olema inetu. Igaüks võib ise siis selle sisse mõelda, mida ta tahab, aga see tähendab seda, et maa on põlenud, suur hulk inimesi on surnud ja see kõik on läbi küntud lihtsalt suurtüki mürskude, liugpommide ja taoliste asjadega, mis on rasked, lendavad kaugele, plahvatavad ja lõhuvad kõik ära ja hetke pärast räägime sellest edasi, siinkohal väike paus.